Tema on Liisa, ta õpib bussijuhiks. On teine õppesõidupäev ja Liisa läheb täna bussi pesema. Talle ei meeldi musta bussiga sõita. No nii, vaatame, kas peeglid jäävad alles. No jäidki. Oi, see oli napikas, aga siiski. Liisal võttis kohe kõhedaks seest. Buss on puhas ja nüüd tuleb sõit palju paremini välja. On Liisa endas kindel. Puhas! Et aga mul on üks küsimus, et kus peegel on nagu see, et nagu autodes on, et ise saad ennast vaadata? Linnasõit. Natukene suurematel tänavatel. Linna minek. Nüüd saab alles sõitu harjutada. Linnas on teisigi omasuguseid. Neid valgusfoore, teisi segavaid sõidukeid ja pidevaid radade vahetamisi. Küll siin linnas on alles bussijuhil tööd palju seal rooli taga. Pange ennast valmis, sest juhtub midagi väga ootamatut. Mees kohvriga paremal kõnnib otse suunas. Liisa hakkab pöörama paremale ja parempöörded on bussijuhtidele kõige keerulisemad, sest nähtavust ei ole. Jalakäija kohvriga tuleb, näeb, et roheline tuli vilgub ja hakkab jooksma. Liisa pöörab ja ühtäkki oleks juhtunud suur õnnetus, kui Liisa poleks viimasel hetkel märganud ja pidurit vajutanud. See läks napilt. See läks napilt ja see on bussijuhi elu. Nii mõnus oleks seda bussisõidu lihtsalt roolidega nautida, aga näed, takka tipuks hakkab veel pimedaks minema. On näha, et Liisa naudib bussisõitu täiega. Liiga palju läks asju nässu. No kõigepealt ma lasin liiga palju seda punase tulega üle tee. Et ma oleks võinud pidurdada, Silver ütles, et ma oleks jõudnud pidurdada, aga ma ei pidurdanud. Ja siis ma mõnikord jälle pidurdasin liiga palju, niimoodi, et reisijad oleks oma lina veriseks saanud. Siis sõitsin jälle rehviga äärekivisse. Jälle. Aga seekord esimesega, mis on nagu veel hullem kui tagumisega. Ja siis see ülekäigurajal see tüüp, keda ma ei näinud,
kes jäi sinna kuskile pimedasse nurka ja tegin nagu paremat pööret ja siis tee oli puhas ja siis äkki oli mingi tüüp seal kuskil. Ja kui ta ei oleks eest ära hüpanud, siis ma oleks talle otsa sõitnud ja kui see oleks olnud laps, siis ma poleks teda üldse näinud. Ma ei teagi, ma pean veel arenema. Teist korda ma istun siin. Roolis, jah. Ei, tore selles suhtes, et nii suurt hirmu ei ole selles, et enam rohkem sõita ei taha, pigem tahaks. Nüüd ma olen saanud tuult, pimedat, päikest ja vihm on veel puudu ja lumi, kui see tuleb. Aga jah, ei, tore. Sõidame edasi. Kui Liisa vaatab ja märkab, siis ta on tubli. No ja, järgmine kord igal juhul teeme tutvust bussis asuvate igasuguste lülitite ja seadmetega. Ja näete, mis juhtub, kui Liisa jääb üksi bussi.